Tšau, mina Piret siin. Suvi on läbi saamas. Kool on alanud, puhkus on läbi. Kuidas teie puhkus läks? See suvi sai päris palju ringi rännata ja reisida, nagu te videodest ka olete juba näinud. Ja kirjutage palun alla kommentaaridesse, kus teie näiteks suvel käisite. Kas te käisite reisimas, olite te vanaema juures, maal, mida te tegite? Mul oleks seda väga huvitav kuulata, sest teid on nii palju juurde ka tulnud siia kanalile. Nii et suur aitäh teile, kes te olete uued subscriberid. Ja muidugi ka aitäh teile, kes te olete juba siin ammu olnud, minu videosid vaadanud. Nii äge, et teid on nii palju. Ja lisaks reisimisele on sellel suvel tegelikult päris palju põnevat juhtunud ja ma filmisin ka ühte-teist, aga osadest asjadest ei saanud nagu täispikku videosid teha ja ma mõtlesin, et ma ikkagi jagan neid hetki teiega ka. Ühesõnaga, tänane video on kokku pandud minu selle suve toredatest hetkedest. Mõned hetked on pikkade videotena ka eraldi näha, nii et ma panen lingid reisivideotele alla, kui te ei ole veel neid näinud. Ja ülejäänud siis näete sellest videost. Üks esimesi asju, mis sel suvel oli see, et ma lasin endal aknad välja vahetada. Et siin korteris sai mul juba remont varem tehtud, aga ma ei olnud veel vanu akneid välja vahetanud. Nii et ma lisan siia selle klipi, kuidas nägi minu korter välja akende vahetamise ajal. See oli päris kummaline. Oh my god! Kõik on kile sisse pakitud. Ja miks? Sellepärast, et mulle tullakse kohe varsti akneid vahetama. Ma saan endale uued aknad, loodetavasti on talvel ka soojem. Aga praegu, mis siin toimub, on täiesti hullumaja. See on nagu mingi atraktsioon jää talvemaal. Jah, ma igatahes pakkisin kõik mööbli ja voodi ja lühtrid, asjad kile sisse ära, sest et ma tean, et akende vahetamisel tuleb tavaliselt hästi palju tolmu ja hästi palju rämpsu ja ma pean selle vaiba veel ka kokku rullima, muidu see vaip on ka tolmune ja must. Oh my god! Tervist! Lahtist akende päev! Jõudsid saatuslikul hetkel. Väga hea. Teine põnev asi, mis minuga sel suvel juhtus, oli see, et üks tore Jõgeva ajakirjanik Kertu-Kati Vanamp tuli mulle külla ja kirjutas minust persooniloo, mis on päris crazy. Ja ma filmisin seda hetke, kui ma esimest korda seda artiklit nägin ja lugesin. Hommikul käisin poes siis ja haarasin ajalehe ja läksin vanaema juurde vanadekodusse, et temaga seda põnevat hetke jagada ning selle klipi ma lisan ka siia. Ma käisin poes ja ostsin Vooremaa. Ma ei ole veel seda Vooremaad ise vaadanud. Ma haarasin selle Vooremaa ja tulin otsa sinu juurde. Oota, kaane peal on minu pilt, hoopis ma kardan. Ma mõtlesin, et ma natuke filmin nende reaktsiooni, et ma loodan, et see ei pane pahaks. Sest ma ei ole ise seda veel näinud. Tšau, vanaema. Nii, kaane peal ma juba näed, on minu väike pilt siin. Näed, kas sa lugeda näed? Ma võtan teise Vooremaa. Okei, ma loen. Kaane peal on tekst.
kunstnik Piret Järv ütleb, et peab olema avatud ja mitte kramplikult unistustest kinni hoidma, sest alati võib midagi head ees oodata. On kaane peal tekst. Nii, vaatame siis. On kaane peal või? Jah, nii vaatame, mis edasi saab. Oh my god. Oh my god. Oota. Terve nagu appi, nagu terve nagu te keskelt lahti see Mooremaa. Te päris keskelt lahti ja nagu appi pool lehte on täis seda. Oota, nagu vaata seda. Issand, näed, terve see keskleht. Ja pealkiri on kunstnik ja õpetaja Piret Järv. Unistused kipuvad täituma. Appi, see on nii suur ja nii palju pilte, 1, 2, 3, 4 pilti. Okei. Ma nüüd rahulikult loen selle artikli vanemale ette ja siis ma näitan teile võib-olla neid pilte pärast, et okei. Siis sel suvel ma käisin oma õe ja sõbrannaga Albaanias, mis oli super reis. Ma sain paraplaaniga lennata ja Albaania loodus on super, meri, mäed, kõik oli super äge. The best feeling. Siis tuli ootamatu tööreis ja me sõitsime Rumeeniasse. Ning Jõgeval toimus super tore üritus kohvikute päev, kus siis mina pidasin ka oma kunstipoekesega kunstikodu kohvikut. Seal ma küll kahjuks ei jõudnud filmida, aga ma lisan siia mõned pildid sellest üritusest. Ja sellega ei saanud ka veel suvi otsa. Siis oli meil veel kunstikooliga tore maalipraktika Karepal. Tšau, mina Piret siin. Ja siin on ka. Ja Piret on jälle kuskil ilma otsas, kus seekord me oleme Karepa maalilaagris. Ja minuga koos on Heli-Liis. Me oleme kunstikooliga laagris. Heli-Liis maalib siin väga ilusat meremaali. Meil on ilus Karepa loodus, põhjaranniku kivine vaade taustaks. Ja ilm on super. Ja luikesid on meil siin taga umbes 1000 ringis, ma arvan küll. Ja me oleme 3 päeva siin. Lapsed maalivad. Aga ma lähen kõnnin edasi. Las Heli-Liis maalib. See suvi on ikka mõnus olnud ja see suvi ei saa veel nii pea otsa. Eesti loodus on mulle ka alati väga meeldinud. No vaadake neid luikesid ja seda vaadet, kui ilus siin on. Ja Karepa laagriga ei lõppenud ka veel suvi ära, sest et mind kutsuti Saksamaale ja ma käisin veel Saksamaal ning sellest on ka pikk video eraldi. Aga ma ei tea. Minu suvi oli kirju, põnev, super, üllatuste rohke. Mul on väga tore suvi olnud. Ja ma usun, et edaspidi on kõik sama tore ja äge. Ma loodan, et teil oli ilus suvi ja ma loodan, et te kirjutate mulle, kuidas teie suvi läks. Ja ma soovin kõigile ainult head ja paremat. Ja teiega juba näeme järgmises videos järgmisel nädalavahetusel. Nii et tšau, kohtumiseni!